Midalgi asusin siis teele läbi erinevate maakohtade, farmide ja küngaste Byron Bay suunaga. Ja nagu siin näha on pilvedest, siis ilm oli kevadeselt vihmane, muru oli roheline ja tihtipeale siis olid ka väiksed jõekesed, ojakesed, mis jällegi tee peale ulatusid selle liigse vee tõttu. Ma päris täpselt ei mäleta, mis selle Lookouti nimi siin oli, aga siit avaneb siis vaade nendele küngastele. Veidi märg. Tark vist oleks juba aitajad käest ära panna, kui ranin mingist trepist üles, aga noh, mis seal ikka. Aga siin on vist naturaalne suur kivipuu otsa, siis trepp alatud ja siit saab siis vaadata kaugustesse. No nii. Sealt küngaste vahelt ma siis tulin. Lamedalt Eestimaalt pärit poiss, nagu ikka. Iga sigiline künklik maastik on minu jaoks siis natukene pikemat filmimist ja pildistamist väärt. Ja arvasin tol hetkel ka teile näitamist, noh, eks ma jätan ta siis siia klipi sisse. Metsi sügavik siis. Siin oli siis kunagi mingisugune kaevandus kuskil 1880. aastal. Ja need suleti siis 29 aastat hiljem. See kaevandus siis kaevandati välja siit 7,5 tonni kulda, nagu ma aru saan. 7,5 tonni kulda. Wow. Ja sellest, mis sellest järgi on, siis ongi täpselt see suur auk siin. Kui ma tol hetkel korraks nagu arvasin, et kogu see kuru nii-öelda või siis org on selle kulla kaevandamise tõttu, siis ilmselt see org ikka oli seal ennem ja kaevandused on mägede sees. Äkki, võib-olla. Võib-olla osa sellest orust on siis kaevanduse tõttu tekkinud. Põhja läheb praegugi mingisugune tee. Pole küll kõige võimsam vaade maailmas, aga siiski päris võimas mõelda. Siit siis see mäekuru või siis kuru algab väikese kosega. Ja siis kui ma ei eksi lääne poole ja sealt juba pildisain. Järgmine kuru siin tee peal, Guy Fawkesi nimelise jõe kuru. Või org või kus muud see eesti keeles ongi täpselt. Seda eelmist kuru vaadates tekkis mul ikkagi küsimus nagu paljud asjad, mis on looduses näed, et kuidas selline asi on tekkinud. Kus pean võib-olla geograafia või loodusõpetuse tunnis või mis iganes tunnis rohkem tähelepanu pöörama sellele. Aga jah, kuidas on nii, et selline koht lihtsalt on tekkinud. Aru ma ei mõista. Nii sügavad võrud ja järsud ääred edasi. Päris huvitav oleks siin matata, aga seda võib-olla teeme mõni teine kord. Peab võtma rohkem aega töölt vabaks. Kokku oli siis minu teekond circa 600 kilti ja läbisin siis põhimõtteliselt Oxley Wild Rivers National Parki ja Guy Fawkes River National Parki. Võib-olla ka veidi Nimboida National Parki osa. Aga seal oli ka üks linn, mis minu meelest peeti Austraalia kõige kõrgemaks linnaks. Ehkki see ei ole Austraalia kõige kõrgem mäestik, siis seal asub linn, mis on kõige kõrgemal Austraalias. Mutta nimi hetkel kahjuks praegu meelde ei tule. Ei tea, kui hästi siit selline näha, aga viimased 20 kilti sõitsin sellises
jälle siin ja seal. Selja tagant on näha neid pünkaid, millele vaade avaneb. Tundub, et on mööda mäeäheliku põhimõtteliselt tee ja kahel pool siis on farmid ja päris siuke tore keskkond, ütleme nii. Mulle sobiks sellises farmis kunagi elada küll võib-olla. Aga suksu ootab ja varsti jõuame väikselisemasse kohta. Nagu siin jälle näha ja kuulda on iMovie siis käkki keeranud minu GoPro klipid, ehk siis heli on pildist erinevaks läinud, seega osa helist on kadunud ja siinkohal siis on pilt hilinemisega järgi. Aga mis seal ikka? Ma ei tea, kas ainult mulle tundub nii või on tegu ühe väga kuradi suure sõnajalaga. Sellised sõnajala poisid kasvavad metsa sees. Lihtsalt nii muu seas. Täitsa sõnajalad. Mis sa kostad? Nii ma siis rallisin mööda neid looklevaid, kitsaid, künkaste ja mägede vahel olevaid teid. Kaamera auto küljes, aeg-ajalt ägedamates kohtades ja kahjuks ei ole siit nii väga näha. Kuni lõpuks jõudsin siis, mis jõgi see oligi, Clarence'i jõe äärde. Ja siin ma siis sõidangi maanteel, kus mul siis selja taga või vasakul pool on jõgi ja siin ma filmin siis palmipuid, mis pihta hakkasid. Ja ilm läks ka soemaks ning varsti olin juba sellises linnakeses nagu Anguri, kus ma veetsin oma öö ja hommikul ärgates ja ümber nurga parklasse sõites nägin ka teiste autosse katusel surfilaudu ning sulandusin väga hästi oma autoga sisse erinevalt talvekülast. Kas mulle tundub või on siin vetsus keegi seinalt kakajõnniga tupsutanud? Ma arvan, et see on kakajõnn. Siin on siis üks nendest 2 basseinist roheline bassein. Siin on ilmselt roheline sellepärast, et siin on mingisugune sinine alge. Siin näete ühte kekko. Siin on üks kekko. Mis ringi raamat teine hüppas just ette. Seal on üks veel. Seesama siin. Ühesõnaga hoiadati rohelise vetika eest. Seega siia ma päris sisse kohe ei hüppa. Lähen otsin sinise ka üles ja siis vaatame, mismoodi see sinine välja näeb. Sisalikke või siis kekkosid tundub igal pool olevat. Kõik põõsad vabisevad. Aga ilus on siin küll. Siuke paradiisi moodi olukord. Ennast mu plätud alla ja Kalju ääre pealt alla ei upsa. Aga siin on tore Kalju hüppamiseks, nagu näha on. Saab ette supsata, nagu see kekogi. Kekosid on päris palju. Ja ega teine pool, kust siis avaneb vaade rannale, ega see ka väga palju hullem ei ole. Ja nüüd see kekko passib seal. Passib seal ääre peal. See on just ette hüppas. Selja taga on siis Jamba rand, kuhu pärast suundume. Ja siis eespool. Eespool võib näha Salguuri pointi, kus on siis siin kõndida oleks nagu kuskil silla peal. Ühel pool on siis liivanauk, pool jääb ka maa.
aeg-ajalt platudega käima jäänud. Ja teisel pool on siis meri. Ilmselt seal on ka sinine auk. Kuna olin siis Talvekülas olnud 3,5-4 kuud, siis ammu polnud näinud sellist randa ja jälle oli hea tunne olla suves tagasi. Jah, ka Agnese juures oli suvi Kanadas, kuid seal ei olnud jällegi randa ja eks saare poisina, siin minu emotsioon siis kogu sellest teemast. Saare poisina on rand ikkagi minu jaoks oluline. Siin ma püüdsin mingid surfareid peale saada, minu meelest paar inimest oli vees ka, aga siin ma ei tundu neid nägemat. Mõnus vibe oli. Siin ma siis olen ronimas selle sinise augu kõrval oleva kalju otsa. Ma oskagi öelda, kui pikk ta oli. 10 meetrit pikka oli see kõrgus, kuhu ma ronisin ja alla hüppasin lõpuks. Aga parem võib-olla oleks, see oli natuke madalam kõrgus, kui mina hüppasin, või poole madalam vähemalt. Vist filmisingi seda selleks, et mäletada, et seda kõrgust ei suhet, et kui palju kõrgemalt mina äkki oli 2 korda kõrgemalt, või küll isegi 3. Aga parem ilmselt oleks olnud võtta kaasa kaamera pulga otsas ja ka filmida siis seda hüpet pulga otsas, aga ma kartsin, et see pulk, minu odav pulgakene kas läheb katki või siis kaamera tuleb sealt otsast ära ja upub ära sellesse kui iganes sügavasse auku, seega pigem hüppasin käest, ja kui seda hüpet näete, siis on näha, et tegelikult väga midagi näha ei ole. Et võib-olla oleks pidanud ikkagi riskima nööri kaamera külge ja ümber käe panema ja saama paremuse klipisest hüppest. Teist korda ma sinna otsa ja viitsin ronida, sest ega see kõige lihtsam ei olnud, eriti vigastatud õlaga. Aga ühest korrast mulle täitsa piisas. Natuke suplemist ja siis liikusin edasi. See on see sinine auk. Ei tundu üldse nii sinine, kui nii olnud reklaamitud. Siin ma siis olengi eelnimetatud Jambarannas või küll Jambarand paistab tagant ja siin on siis mingisugune vulkaanilise kivi külb. Päevi hiljem saingi teada, et Mount Warning vist oli selle koha nimi. Oli kunagine hiigelvulkaan, mille plahvatusega siis sellised väiksed poolsaareksed tekkisid, ehk siis vedel laava ja pinnased tükid lendasid nii kaugele välja, see on üle 100 kilomeetri kaugusele. Ja siin on ka näha kaameras vahepeal ümmargusi nii-öelda siis frozinud, tahkestunud laavatükke. Järgmises osas näitan teile oma koikut, chillin hipidega, jalutan liivarannas laavatükkide vahel ja suplen lainetes.